mõjub see nende mängupildile ainult hästi. Grigorjev, Bežekornovas, tagasi Toomas Rimasele. Minkenen, Luts, Frolov, aga tuleb selja tagant Viktor Plotnikov ja võtab palli ära. Rimas, Tšekulaev siis pall üle küljejoone ja sissemise Florale. Kams pikalt ette Alliku suunas, pall lendab üle tema Tupikovile, keda valvab aga Abramenko, pall üle küljejoone sissevise Florale. Luts, Minkenen läheb kauglöögi peale, aga see lendab väravast selgelt mööda üle ning ohustab rohkem Flora fännitrüüni kui Narva Transi väravahi Dmitri Vjaltšinovi valvatavat värava. Kruznov versus Palatu ning peab nentima, et taaskord duell oli, aga enamik neist on seni lõppenud Karl Palatu võiduga ja see on Flora jaoks väga oluline. Tuletame meelde nende meeskondade viimast kohtumist Eesti meistriliigas. See toimus 3 nädalat tagasi Narvas, lõppes Flora 2-0 võiduga, aga tolle mängu esimene poole kuulus toona täielikult Narva Transi meeskonnale ning Flora pidi tänama vaid Marko Meeritsat väravas, et see mänguseis poole järel 0-0 oli ning toona esimesel poolel just nimelt Maksim Kruznovi võimsus teisel korrusel palli see, mis Flora kaitsjatele ülimalt palju raskusi valmistas ja ei kohanatudki tolle esimese poole jooksul Kruznoviga ja kindlasti on Flora jaoks hea signaal see, et nüüd Kruznov esimesel poolel pole seni mingit paha nende kaitseliini seisukohast võetuna tegema pääsenud, sellepärast et kui Kruznov pääseks tegema seda, mida ta tahab, siis enamasti päädib see resultatiivsusega tema meeskonna kasuks. Seda on elu näidanud kõik need pikad aastad, mis Kruznov Eestis on mänginud ning siis meistriliigas ja karikavõistlustel ohtralt väravaid löönud. Luts võitluses Abramenkoga, pall on mängus ning out jääb sellest olukorrast Narva Transile. Nõuab Luts tolles olukorras viga, seda aga ei fikseerita. Ning Erik Grigorjev outi viskamas. Kams. No, põlvega ka täitsa sööta ei saa igatahes. Seekord vähemalt üritas, aga Plotnikov luges selle varmalt selle plaani läbi ning Kams mängib audi kiirelt lahti. Siim Luts. Rimas tema vastas, out jääb endiselt Floral ja Kams järjekordselt outi viskamas. Luts. Grigorjev saab palli Lutsu jala pealt minema lükatud. Kas saab Trans ikka mingi rünnaku moodi asju üles võetud? Plotnikov, Grigorjev ei siiski mitte lihtne. Järjekordne hädalahendus pall ette, aga seal Palatu ja tema truud kaaskaitsjad on olukorda rahulikult lahendamas. No Grigorjev auti ennem kui viskama läheb, võtab veidikene tempot maha, et see mehi veidikenegi rahustada. See Flora surve ja trall Narva Transi väljaku poole peal on meeskonnal veidikene liiast. Nüüd Jahimovitšit ebaõnnestunud pallipuude, kingib selle Tšekulajevsile ning Tšekulajevs vastase trahvikastist tuleb Jahimovitš aga uuesti sealt selja tagant välja, saab palli minema löödud ja Aleksei Jahimovitši ebaõnnestunud peapuude 31. minutil kinkis praegu Narva Transile sellise rünnaku pujukese, mida Tšekulajevs varmalt ka kutsikaks ja suureks koeraks kasvatama asus ning mis seal salata, oht oli täiesti reaalne, aga suutis siiski Jahimovitš oma pea paigata ning sellega tõttu Narva Transil sellist esimest ohtlikku värava löömise momenti endiselt ei tekkinud ning pole siis Trans seni olema ausalt Marko Meeritse väravale sellist ohtlike pealelööki sooritada suutnud. No Floral on seal mõnevõrra rohkem momente olnud, aga tõsi ka mitte midagi sellist 100%. Kazakovi sööt Bazjukinile kohale ei jõua ning sissevise vasakult äärelt FC Florale. Bežekornovas, Šiškinile sööt kohale ei jõua. Jürgenson, Tupikov, sööt Lutsule. Teed ei leia, Rimas, Tšekulajevs,
Nüüd Pešekornovas jätab palli Plotnikovile. Pešekornovas mööda äärt edasi, tema meelest kuhu oleks võinud joosta Grigorjev, aga see oli natuke liiga palju Grigorjevilt küsitud. Rauno Alliku pikk löök ette, Toomas Riimas on peaga vahel ja sisse visab väravalt äärelt Florale. No ei suuda Narva Trans mitte mingi valemiga täna pikka rünnakut üles võtta, üritavad, kuidas nad üritavad, aga asjast asja seni saanud ei ole. Riimas, Alliku, Tupikov ning Abramenko niidab praegu Flora ründaja jalust ning teenib siit nüüd karistuslöögi FC Flora meeskond. Viga oli ilmselge, pärast pall oli juba läinud, kui Abramenko Tupikovile jalgadesse lendas ning distants väravani sutsukene alla 30 meetri on ning Siim Luts palli taga, samuti Andrei Frolov ja Valeri Minkenen. No idee järgi peaks see koht olema pigem vasakjalgse mängija oma, aga Luts sammub sealt siiski minema, mis annab vihje selle suunas, et lööjaks on hoopiski Minkenen, sest ka Frolov on sealt võrdlemisi ära kõndinud. Nii et mis on Flora meeste lahendus? Minkenen palli taga ning madal tugev pealelöök, aga täpselt keskele ja Dmitri Vjaltšinov püüab selle palli. 33. minut ning FC Flora karistuslöök. Dmitri Vjaltšinov valvab aga oma väravat kindlalt ja saab selle palli korralikult sülle püütud, ei mingit pudipalli sealt Flora ründajatele noolimiseks ei kuku ning töö igati korralikult tehtud. Riimas peaga vahel, Pasjukin, Kazakov, Pešekornovas, Pasjukin uuesti ja neid tuleb Narva Trans, kas saab ka rünnaku lõpuni viidud. Pealelöögiga lõpetatud, Pasjukin kukub võitluses Allikuga, näitab kohtunik Hannes Kaasiket tõusu üles ja mängib edasi. Palatu ja Pasjukin seal mõlemad praegu maas on ning pannakse see mäng nüüd ka seisma, sellepärast et mõlemast meeskonnast üks mängija vigastada on saanud. Olukord korduses, no Alliku, Pasjukin kukub jah täitsa omal algatusel, aga seal vist jah keha raskusega lendatab Palatu jala peale, aga see, kuidas Pasjukin ise tolles olukorras veel viga sai, see jäi nüüd natukene arusaamatumaks. Aga samas on näha tõesti, et mõlemad mehed seal tõsiselt hädas on, ei mingit teesklemist ega midagi muud sarnast käimas ei ole. Eesti karikavõistluste finaal 2011. aasta oma mänguseis Narva Transi ja Tallinna Flora vahel endiselt 0-0. Mäng käimas mängu 35. minut ning kuigi nurgalööke näiteks on Floral olnud 5, siis ja mänguline ülekaal on samuti olnud selgelt Flora päralt, siis tulemuseks väravaks või isegi, mis on salata selliseks selgeks värava momendiks, seda kõike realiseerida pole suudetud. Nii et väravad endiselt löömata, mänguseis 0-0. No õnneks on nii Pasjukin kui ka Palatu nüüd jalule aidatud ja mehed saavad kõigi eelduste kohaselt mänguga jätkata. Pasjukin sellise lonkava sammuga ära sörgib ning Karl Palatugi, ütleme nüüd üleliia reibas esialgu oma sammuga ei ole, aga küll see jalg jälle töökorda saab ning väljakule tagasi silgata ka tuleb, kuigi igaks juhuks on Flora peatreener Martin Reim saatnud keskkaitsja Nikita Baranovi sooja tegema vahetusmeeste seast, et kui peaks nüüd vahetamiseks minema, siis on mees kindlalt ka võtta. Aga ei, seal väikene külma aerosooli veidikene peale ja paistab, et jah, põlvele ikkagi Palatu ka viga tegi, et nii Palatu kui ka Pasjukin tolles olukorras põlve veidikene väänlesid. Ja mõlemad mehed nüüd ka väljakul tagasi, ehk et jätkame 11-11. Šiškin mängib Audi lahti. Tšekulajevsit hoitakse praegu kinni hoidjaks Aleksei Jahimovitš ja karistuslöök Narva Transile. Ning kas Jahimovitšile tuleb sellest olukorrast ka Gert Kamp saab hoopis hoiatada, vabandust, jah. Tema see hoidja oli. Kamsil on nüüd palju seletamist mingite muude olukordade kohta, aga loeb ikkagi see hetk, milles elatakse praegu. Minevikus elamine on umbes sama mõttekas tegu nagu see, millest täna teavitati Eesti Päevalehtede sporditoimetused, nimelt et ilmus Eesti spordi aastaraamat trükitud kujul. No see on umbes sama tark tegu, kui ka tõesti minevikus jalgpalliväljakul lähiminevikus sobramine ja selgitamine, et mina ei olnud süüdi. Sellest ei ole mitte midagi kasu, täpselt nagu ka mitte trükitud kujul Eesti spordi aastaraamatust. Siit aga Narva Transi karistuslöök ning Marius Pešekornovas palli taga. Ning pääseb sealt löögile tolles olukorras Aleksandr Sabramenko.
aga pall väravast napilt mööda. See oli Narva Transi parim hetk tolle kohtumise jooksul 37. minutil. Bežukurnovas, kes on teada-tuntud hea standardolukordade toimetaja, tõepoolest kenasti otsib üles Aleksandr Abramenko pea, keda valvanud Aleksei Jahimovitš tolles olukorras tegutses puudulikult, et mitte öelda halvasti, ning Abramenko pääses ka peaga löögile, aga pall siiski värava postist niimoodi pool meetrit või natukene rohkem mööda. Marko Meerits aga oli selgelt mures ja hüpe oli selline no ütleme sellise tonaalsusega, et oi, kas ma ikka jõuan või mitte. Alliku. Grigorjev tuleb selja tagant välja, pall üle küljejoone sisse vise Florale. Kams Tupikovi suunas. Alliku. Bežukurnovas tema vastu, Alliku kukub, aga viga ei filistata ning mäng jätkub Transi sisseviskega. No täna mitmel puhul oleme näinud mõlemal meeskonna poolt seda, et mängija kukub ja ootab viga, aga kohtuniku vile vaikib, mis on järjekordne tõestus sellest, et esiteks kindlasti seda, et see vea ootus on mängijate seas mingil põhjusel ootamatult suur, ei taheta lõpuni mängida. See on kindlasti vaja välja juurida, see ei tule jalgpallimängu vaadatavusele ega ka voolavusele sugugi mitte kasuks. Aga teine aspekt kindlasti siin juures on see, et ei ole saladus, et Eesti jalgpallikohtunikele käimas oleva hooajal on antud juhised lubada Eesti liigas ja Eesti karikavõistlustel jõulisemalt mängida ning seda kohtunikud ilmselgelt on ka teinud, on need hooaja esimesed 2 kuud, märts ja aprill näidanud, et jõudu lubatakse rohkem mängida ning nii kaua, kuni kõik on puhas, siis ja mehed mängivad ausalt, ei ole midagi hullu. Plotnikov ja Kams võitlemas, pall jääb Narvale. Grigorjev, Abramenko, no see ei ole just tehnikageenius ja satuke nüüd kahe mehe vahel plindrisse, saab palli siiski minema lükata, aga täpselt Kamsi jala peale. Grigorjev siiski paikab praegu Abramenko tekitatud segaduse, Plotnikov kenasti viib mängu paremasse äärde Maksim Basjukinile, ta siin natukene selja taha sööt jäi, kui nüüd nuriseda, aga siiski ilusti rünnak üles viidub, Basjukin otsib Tšekulajevsit, aga Jahimovitš on peaga vahel ning Kasakov keskväljal lükkab uuesti vasakule äärele Plotnikovile. Narva Trans tuleb taas, leitakse magalalt üles Bežukurnovas, oi kui ilus sööt Tšekulajevsile, Tšekulajevs on vastase trahvikastis, üritab söötu lükata tagasi Bežukurnovasele, aga Jahimovitš on siiski vahel ning nüüd juba Andrei Frolov Alo Tupikovile võitluses Toomas Rimasega ning Tupikov rikub määruseid, karistustöök Narva Transile. No Transi peatreener Juri Svirkov on olnud küljejoone taga oma kolleeg Martin Reimist Flora treeneripingil tunduvalt aktiivsema miimikaga ning mitmel puhul selgitanud oma meestele, andnud kohtunikele teada, et natukene rohkem vigu peaks tema meeste kasuks vilistama. Nüüd ta ühe vea ka sai ja Svirkov oli ka natukene rahuloleva muljega, võin niimoodi kaadriväliselt öelda. Vasakul äärel Grigorjev versus Kams ja Kamsil suudab ära päästa nurgalöögi, Grigorjev võitleb seal küll, aga Kamsist ta jagu ei saa ning palju üle otsejoone väravalöök FC Flora meeskonnale. Meerits väravalööki lühikselt lahti mängida ei saa, sellepärast et narvalaste surve Tšekulajevs ja Gruznovi näol on seal kohe Flora keskkaitsjate juures, mingit sellist võimalust ei ole. Meerits ja pikk väljalöök ning Siim Luts ja Kasakov juba palljalt läbi, Šiškin ja Peitre seal võitlust jätkavad. Asi päädib sellega, et Kasakovil on pall, mängitame äärte edasi Šiškinile, too Basjukinile. Basjukin üritab osavalt jätkata Šiškinile, nüüd Flora mehed omavahel ei saa mõtetest aru. Narva Transi rünnak aga katkeb, sellepärast Šiškin kahest Flora mehest läbi pugeda ei suuda. Luts. Peitre. Flora tuleb vasakult äärt mööda. Peitre ei saa mööda Dmitri Šiškinist. Pall Kasakovile, too keskele Bežukurnovasele. Allik on aga selgelt kiirem mees, tuleb Bežukurnovase selja tagant läbi, lükkab palli Frolovile ning Floral on nüüd väikene ülekaal seal vasakul äärel. Sööt lähebki Peitrele, et on võimalik tsenderdada. Abramenko blokeerib pall uuesti Peitre jala peale, aga ei suuda enam väljakul hoida ja väravalöök Narva Transile. No seda viimast otsustavat söötu Flora mehed pole senise mängu jooksul kuigi edukalt anda suutnud. Mängitakse ennast kenasti emmale kummale äärele ja pall püsib jala peal ja liigub ka kenasti, aga sinna karistusalasse teravused tekkima ei kipu. No Rauno Allikul vast oli parim võimalus ka Alo Tupikov ta osava sööduga Narva Transi kaitseliini taha vabastas, aga Alliku teise puutega sooritatud pealelöök läks välisküljega ja väravas selgelt mööda. Ehk et
ja see on ka kõik, ehk et pole just üle palju asju ette näidata Floral nende mängulist ülekaalu arvestades. Aga Narva Transki on nüüd siin teise poole lõpus veidikene aktiviseerunud ning Maksim Basjukin võitleb paremalt äärelt meeskonnale välja auto sisseviske, Šiškin seda sooritama läheb. No Kasakov ja Bežikurinovas keskpoolkaitse võiksid nüüd veidikene nobedamalt ja ülespoole aktiivsemalt sekkuma minna või on narvalaste kindel plaan, et Šiškin paneb pika palli Krusnovi pea peale. Ju see vist nii ka on tõesti. Ning Krusnov, pall põrkab praegu Jahimovitši kätte, aga olukord on puhas, näitab kohtunik Kaasik ja jätkuolukorras saab Palatu Krusnovi jala pealt selle palli minema löödud, aga võimalus oli igatahes hea praegu Narva Transil. Siin näeme Jahimovitš läheb pallist mööda, siis see põrkab maast vastu tema kätt, no see on muidugi juhuslik käsi, sellised asjade eest penaltid ei anta ning siis Krusnovil võimalus, aga Karl Palatu meeskonna kapten päästab praegu Maksim Krusnovi kurjadest plaanidest Flora värava ning mänguseis endiselt Eesti karikafinaalis 2011 0-0. Flora ründab, Frolovi tsenderduskasti ning Alliku on nüüd jälle tagumiservas vabana palliga, tema vastas Grigorjev ning Alliku sööt, aga saab praegu Riimas jala vahele, tõesti hädaga pooleks, aga vahele ta selle jala sai. Pallile otsejoone, siit tuleb FC Florale selle mängu 6. nurgalöök ning Valeri Minkenen toimetama seda muidugi ka läheb. 43. minut käimas esimesest poolajast, usutavasti 1 või 2 lisaminutit siin traumade tõttu, eelkõige Basjukini ja Palatu kokkupõrkest tingitud pausi tõttu kohtunik Hannes Kaasik sellele esimesele poolele lisab. Lisaks veel ka muidugi Stanislav Kito vigastus ja väljavahetamine. Siin aga Flora 6. nurgalöök ning Valeri Minkenen palli taga. Terav, aga Vjaltšinov lööb palli rusikatega minema, siks täpselt Andrei Frolovi alale. Frolov otsib nüüd paremalt äärelt tsenderdusruumi, leiab selle, aga tsenderdus on nii halb, et sellest ei taha isegi rääkida ka mitte. Kehv, mis kehv, ei ole midagi öelda. Selgelt üle jala, kuigi olukord tõepoolest oli väga lootustandev. Floral oli palju mehi vastase värava ees ning Transi kaitse oli kergelt organiseerimata, mis otse loomulikult alati suurendab ründava meeskonna võimalusi. Vjaltšinov väravalöökiga. Seekord Basjukinit otsitakse, aga Frolov kerkib kõrgemale Bežikurinovvaselt, pall õhku. Kasakov võitluses Froloviga ning Bežikurinovas, aga praegu jääb Transi mehi selgelt väheks ja keskväljal Floral oli ülekaal nii arvu kui ka meeste arvu kui ka pikkuse osas, aga nüüd ääre peal Peitri kaotab palli. Šiškin, Bežikurinovas, Tšekulajevs versus Jürgenson ning Flora mees lööb palli auti ja sisse ise jääb Narva Transile. Käimas on esimese poole ja viimane minut ning lisaks siis veel üle minuti, mida tuleb siin kas 1 või 2, aga Narva Transil paremalt äärelt auto sissevise ning mäletame eelmine kord Maksim Krusnov selle lõppedes päris ohtlikult seal vastase kastis tegutsema pääses. Mis siis nüüd? Krusnov suudab palli edasi lükata Tšekulajevsi suunas, kes on aga Palatu poolt valvatud. Meerits teeb 2 kiiret sammu väravast välja, kahmab palli endale ning nüüd juba pikk väljalöök ette Alo Topikovi suunas. Lendab see aga auti kahjuks. Šiškinile uuesti paremalt äärelt auto sissevis, aga nüüd see pole üldse enam niivõrd tore tema jaoks, sellepärast et ei ole vastase väljaku poole ja trahvikasti seda Krusnovi pea peale saata ei saa, aga sinna keskjoone kanti arvatavasti mõne oma mehe suured ikkagi. Krusnovi jällegi otsitakse, Palatu on aga peaga vahel. 1 lisaminuti on kohtunik Hannes Kaasik vähemalt sellele esimesele poolele lisanud. Kasakov, Bežikurinovas, Grigorjev, Basjukin, Plotnikov, Grigorjev, Kasakov laseb palli jalalt kenasti läbi ning Tšekulajev, siin on võimalus, tuleb ka peale löök, aga üle värava selles olukorras. Kas ei olnud Tšekulajevsil tegelikult ikkagi võimalik ka palliga edasi liikuda? Tekib otse loomulikult küsimus, aga oli praegu Läti ründaja otsus teissugune ning mänguseis endiselt 0-0. See oli Narva Transil jällegi üks selline soodusvõimalus ehk et Flora, kes esimest pooltundi võib öelda täielikult valitses siiski, aga väravat lüüa ei suutnud, on nüüd sunnitud poole viimase veerandtunni jooksul tõdema, et Narva meeskond suudab samuti ohtlik olla ja pole midagi veel niivõrd selge. Plotnikov ja mängib kaitseliini taha ning Tšekulajevs sinna on jõudnud. Tšekulajevs versus Gert Kams ning pall veereb üle otsajoone, väravalöök ning sellega on esimene poolaeg ka lõppenud.
Eesti karikavõistluste finaalmäng 2011. aastal 11. mail Kitsekülas asuval A. Le Coq Arenal. Mänguseis esimese poole järel Narva Transi ja Tallinna Flora vahel 0-0. No ohtlikest momentidest rääkides, siis otse loomulikult jah, tõesti Rauno Allikul tuleb vast öelda, oli parim võimalus, kui ta Narva Transi kaitseliini taha pääses ning sealt ka pealelöögi suutis sooritada. Tõsi, väravale ta pihta ei saanud ning Dmitri Veltšinov Narva Transi väravas seni mingeid imetõrjeid tegema pole olnud sunnitud, vaid pidanud kindlalt oma tööd tegema. Omad hetked on olnud ka Narva Transi meeskonnal. Marko Meeritsal seni tõrjetööd mitte, kuid Aleksandr Sabramenko pealööki kindlasti unustada ei saa, mis sealt väravast tõesti ülimalt napilt mööda lendas. Mis aga arvas esimesest poolest FC Flora abitreener Janno Kivisilt? Mihkel, ole hea. Janno, esimene poolaeg 0-0. Oled rahul või mida näed, et teisele poolele võiks seda parandada? No kindlasti on liiga palju sellist lihtsalt tehnilist praaki, et ebaõnnestunud senderdused või lihtsalt valesöödud, et kõigepealt seal juurde panna natukene, aga ütleme, see, kuidas me nagu mängu alustasime, et ühelt poolt nagu võib rahule jääda, et me üritasime võimalikult kiiresti selle palli mängida ettepoole teravuse peale ilma pikemaad tseremooniata ja selles mõttes see toimis, et just nagu viia see surve nende väljaku poole peale ja üritada siis seal kiirusega ja võitlusega lahti rebida nende kaitseliin, et jah, on jäänud puudu sellisest nagu meisterlikkusest või ka nendest, lihtsalt vead on sisse tulnud, et mis takistavad meid siis mängima päris sellist mängu, nagu me sooviksime. Aitäh, Janno, meie läheme siit reklaamipausile ja tuleme tagasi Vaheaja stuudiosse.
Kui palju meil aega on, Tarvo? Ma mõtlen rääkimiseks. Tiima, kohe. A Le Coq Arenalt jätkame Vaheaja stuudioga. Külaliseks on Eesti Jalgpalliliidu president Aivar Pohlak. Aivar, kuidas sa esimese poolega rahul oled, mängu kvaliteet ja mõlema meeskonna siis nii-öelda ettevalmistus mänguks? No tegemist on sellise küllaltki tüüpilise karikafinaaliga, et kus on innukas kõrge tempo ja mingisuguseid muid keerulisemaid taktikalisi kombinatsioone turniiritabeli mõttes ei ole, mängitakse lihtsalt võidu peale. Ja mängutempo on hea ja kui nüüd kõigepealt analüüsin Narva Transi, siis ma väidaks, et sellise mängukontseptsiooni mõttes võib-olla isegi, et mitte kunagi ei ole Narva Trans nii head jalgpalli mänginud. Võib-olla siin viimaste aastatega võrreldes mõned mängijad on isegi individuaalselt nõrgemad, aga kuna varem on mänginud lihtsalt sellise hurraa ja vene hinge pealt mingites mängudes head jalgpalli, siis nüüd selline nagu kontseptuaalne lähenemine on selgelt näha, et Valgevene treener on toonud neile midagi, mida seal varem pole olnud. Mis ühelt poolt annab neil nagu lootuse ehk isegi enamaks, kui nad tavaliselt on tulemusel mänginud, siis mingi 3. koha peale, võib-olla 4. koha peale, vahel harva ka 2. koha peale, aga see ei pruugi ka nii olla lihtsalt. Nad on oluliselt keerulisemal jalgpallilisel teel, kui nad varasematel aastatel on olnud. Flora probleem on väravalööja realiseerija puudumine. Henri Anier just tulnud haigusest välja ja varumängijate pingil ja ütleme niimoodi, et mõned sellised pisut nõrgemad lülid on ka väljakul sees, mis just sellistes otsustavates hetkedes nagu annab tunda. Mängu alguses ju oli tegelikult võimalusi ka põhimõtteliselt väravalöömiseks. Aga üldiselt on tegemist korraliku tasemega mänguga ja ma ei jaga seda seisukohta, et meie liiga tase oleks langenud sellega, et enamik koondislasi mängib välisliigades. Minu arvates juba kas või mängutempo tõusmise pealt ja mõtlemiskiiruse tõusmise pealt, palli liikumise kiiruse tõusmise pealt on tegelikult liiga tase ikkagi järjepidevalt tõusnud. 10 aastat tagasi oli samasugune karikafinaal Trans ja Flora. Mäletate seda finaali ja toona lisaajal Trans võitis 1-0. Kui sa võib-olla võrdled aastate tagust taset ja praegust taset ja üldse seda finaali õhkkonda, et milline see tookord oli, mina näiteks sel ajal oli meil jalgpallis suhteliselt kaugel. Mäletan väga hästi, see oli Valga linna staadionil ja naljaga pooleks Arno Paipers oli siis Flora treener ja ta ei võitnud Floraga mitte ühtegi karikat. Küll aga võitis kõik täishooajad, mis ta oli võitis liiga ja see oli siis lisaaja vist 110. minut Valga linna staadionil ja Martin Kaalma oli Flora väravast pisut välja tulnud ja kes see võis olla, äkki Kurečkin oma väljaku poolelt lõi selle värava ja värava tähistamiseks jooksis staadionilt välja sisuliselt naljaga pooleks pisut utreerides linna vahele ja teised talle järele, et see moment on mul küll meeles, kui Kurečkin sealt sellest nagu betoonpiirdest üles ronis ja see oli puhtalt selline ka tüüpiline karikafinaal ja Trans oli tegelikult nagu kogu mängu pigem passiivsemas rollis, aga hambad ristis kannatas ära ja lõi oma värava lisaajal. Kas karikafinaal ongi see koht, kus tegelikult nii-öelda oma tahe surutakse peale, oma vaim surutakse peale või on see selline, ütleme, ma just mõtlen selle nurga alt, et on hamba vastu selline võitlus, et keegi peab võitma või on siin ka ikkagi, ütleme, seda taktikalist kavalust mingil hetkel? Ta on ikkagi teistmoodi mäng, see karikafinaal, just nimelt esimene põhjus on see, et
ta nagu ei lähe turniiri tabelisse ja mängitakse selle ühe mängu võidu peale. Ja mängijate alateadvus mängib suur rolli ka asjaolu, et kui nad normaalajal väravat ei löö, seis on viigiline, siis järgneb lisaaeg ja kui siis ei õnnestu võita, selgelt on veel penaltid, et kõigil on nagu alati see tunne sees, et penaltitega on meil ju alati võimalus võita. Et selles mõttes on see ikkagi mäng puht, ma ütleks sellise alateadliku taktika tähenduses alati teistmoodi, sest vaevalt, et nüüd treenerid midagi väga oluliselt teistmoodi teevad. Viimane küsimus, Aivar, ja kiire vastus. Hindad sa nüüd seda, kuidas teine poolega hakkab kulgema, et kas võime näha, et üks või teine pool